videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund käes ja ikka veel ei ole Reipahälega Margus Lepat meil siin kuskilt võtta, sellepärast et tõbi on tal endiselt kallal ja rääkimine tugevalt raskendatud, vabandust. Ja eks te see kolmiknärvi asi on nii nagu ta on, ega sott ei saa, mis seal täpselt on, aga valud on ikkagi suured, rääkimine on väga raske. Ja tohtrid on siin selles mõttes vähemalt ühel meelel, kellega ma rääkinud olen, et kolmiknärv, et ära seda kellelegi soovita ega soovi, sellepärast et valud on tõesti midagi hullu. Umbes nagu kõrvavalu, hambavalu pidi selle kõrval üsna niisugune täiesti talutav olema. Aga on nagu on, soovime talle tervist, paranemist ja mina küll loodan, et on üks päev ta siin taas teie juures olemas. Ja siis on ka siin natukene lihtsam asju ajada, sellepärast et monoloogi pidada on oluliselt, vähemalt minu jaoks oluliselt keerulisem kui dialoogi või siis oleks rahvast veelgi rohkem. See oleks endal võimalik natukene rohkem suud kinni hoida ja kuulata, mis teised räägivad, aga nüüd peab selle ise kõik ära tegema. Aga olgu, loodame, et kannatate ära ja loomulikult, kes te olete siiamaani meid kannatanud ja kannatate ehk edaspidigi, suur tänu kõikidele toetuse eest, seda paluti eriti rõhutada ja teie abiga läheb see püha sõda meil loomulikult siin edasi. Aga lähme asja kallale, sellepärast et sündmusi on väga palju olnud ja eks neid ei ole väga palju kajastatud ka, kes üht, kes teist moodi, kes kolmandat moodi ja kes on vanast Muuga palvest 17. sajandist õppust võtnud ja on lihtsalt pidanud targemaks vait olla. Ole vait ja sa vähemalt jätad filosoofi mulje selle asemel. Või siis teine variant on sellel ka olemas, et see, ta tegi suu lahti ja hajutas Viimsegi kahtluse. Selles mõttes, et varem näida lollina, kui et teha suu lahti ja hajutada Viimnegi kahtlus. Selles mõttes, et ongi. Aga olgu pealegi, lähme nende pealkirjade juurde ja nende asjade juurde, mida on välja öeldud. Ja veel kord, me pühendume siin kõigepealt keele ja meele küsimustele, sellepärast, et kuidas keeles miski asi väljendatud on, annab see paratamatult tunnistust ka sellest, missugune meel kellelgi pealesjagu peas möllamas on. Mida rohkem seal ruumi on, seda väiksem ilmselt on seal see elund, mis tal toimetama peaks. Muide, hobuse koha pealt on üks huvitav tähelepanek peale selle, et tal on imetajatest kõige suuremad silmad ja näeb peaaegu 360 kraadi, seepärast tal on silmad ju külje peal. Näiteks hobusel võtavad hambad peas palju rohkem ruumi kui aju. Meie saade nendele mõeldud ei ole, aga loodame, et seltskond on veidi teistsugune. Niisiis, üsna hämmastav. Koha peal ma kujutan ette, et inimesed ei pannud ise seda võib-olla tähelegi, küll aga tähelepanelikum kuulaja vaataja. Ma juhtisin täiesti kogemata kombel, olin külas ja meie Rahvusringhäälingus oli mingisugune saade, ma isegi ei tea, kas ta oli järelvaatamise, eestvaatamise või otsevaatamise režiimis, igal juhul oli seal keegi asjatundja veekogude alal. Ma üldse ei pane küsimuse alale, kas ta oli või mitte, tähendab asjatundja ilmselt oli, aga seal olid kirjad stuudios, vali jätkusuutlik kala, vali kestlik kala. Missugune on kestlik kala ja missugune on jätkusuutlik kala? No selle kohta ei oska ise arvata. No näiteks kui kauplusesse lähete, seal küll te ei leia mitte ühtegi mingisugust silti selle kohta, et see kala on kas nüüd jätkusuutlik või ei ole. Igal juhul, kui see kala on leti peal juba, ma saan aru niimoodi, et see kala on nüüd oma elu ära elanud ja tema kestlikkus on saanud põntsu või on ära lõpetatud, sellepärast, et see kala kestab edasi natukest aega, võib-olla siin jää peal letis
võib-olla hiljem ka praetult natukene panni peal või kuskil mujal, siis kuskil kõhus toimub mingisugused ümbermuutmised. aga missugune on see kestlik või jätkusuutlik kala? No väga raske öelda, aga tegijad suhtusid sellesse täiesti iseenesest mõistetavusega. Sellised kirjad olid stuudio seina peal ja ilmusid aeg-ajalt ka alla sinna subtiitritesse ja sellest räägiti täiesti tõsise näoga. aga võib-olla ma ise lihtsalt olen rumal ja ei saa mõningatest asjadest aru. Meres toimub ju nii mõndagi imekspandavat. Merihobu näiteks on ainuke isasloom teadupärast siiamaani vähemalt, kes sünnitab, pingutab natukene ja siis paiskab siit eest olevast avast terve hunniku välja pisikeseid merihobusid ja teeb seda mitu korda järjest, igal juhul haruldane vaatepilt. Eks see merihobu ise ka, kui natukene süveneda, kuidas ta seal liigub, mismoodi ta liigub ja hobuse moodi sama näeb ta tõepoolest välja, eriti just see esimene ots. Vot ei tea, kuidas tal nende ajude ja hammastega on, aga igal juhul merihobuke. Tore, igal juhul jätkusuutlikest kaladest ja kestlikust kalast täpselt samamoodi, nii palju. Ja kui juba veest juttu tuli, siis on meil teadlane. Nii ongi pealkirjast teadlane. Ja kuulake nüüd, peame kaitsma Antarktikat, muidu on Pärnu, Kuressaare ja Haapsalu tulevikus vee all. Kaitsma Antarktikat. No kui me Antarktikat kaitseme, siis ilmselt on mingisugune sissetungija või pealetungija või mingisugune agressor tulemas. Neid ei ole kuulnud. Esimene agressor, kes oli üks ka muide mitte siit pärit, aga siin sündinud Baltis, aga saksa soost tegelane, kes Antarktika veedetavalt avastas. Aga olgu sellega siis kuidas on, igal juhul teadlane ütleb niimoodi. Kui seda ütleb teadlane, siis on midagi valesti. Kui seda ütleb mingi propagandist, agitaator kuskil miitingul, täiesti söödav. Nii, ja jätkab. Kas 13 meetrit vee all on võimalik eesti keelt ja kultuuri säilitada? Seda peaks endalt küsima kõik, kes arvavad, et teisel pool maakera asuv Antarktika on meist liiga kaugel, et selle peale vahendeid raisata. Tegemist on tegelikult, Kati Lindström on selle artikli autor. Ja nüüd ta räägib kliimast, Antarktika jää sulamisest ja veel mitmetesugustest protsessidest, olles ise Eesti semiootik ja keskkonna ajaloolane. Ta on lõpetanud 95. aastal Miina Härma gümnaasiumi, õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning semiootikat ning lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna semiootika ja kulturoloogia erialal. Ei mingit geograafiat, isegi mitte majandusgeograafiat, ei mingit maateadust, ei mitte midagi taolist, ei füüsikat, ei astrofüüsikat, ei midagi taolist, aga küll on tubli semiootika alal ja kui ta on tubli semiootika alal, eesti keele alal, siis pööran teie tähelepanu ühele väiksele niisugusele detailile. Ta on teisel pool maakera. Kui teisel pool maakera, siis muide ei ole meist teisel pool maakera Antarktika. See on midagi muud. Teisel pool maakera näiteks Antarktikas olles võid öelda, et see on Arktika teisel pool. Või kuskil keset vaike ekvaatori peal, siis võid arvestada, mis sul sealt teisel pool täpselt on. Aga meist teisel pool ei ole Antarktika ja nüüd pange tähele, mis on põhimõttelise tähtsusega. Et selle peale vahendeid raisata. Mis vahendeid? Mis vahenditest jutt käib? Ja kui on tegemist raiskamisega, siis on igasugune raiskamine täiesti mõttetu. On eesti keeles selline sõna olemas, mis võrdleme nüüd selle raiskamisega, on kulutamine. Ma kulutasin nendele õpingutele näiteks 1000 eurot. Oli mingisugune kursus, ma läksin, maksin ära ja kulutasin sellele 1000 eurot. Teine asi on seesama kursus, millele ma raiskasin 1000 eurot.
hoopis teine tähendus. See tähendab, tolku ei olnud mingisugust või ma kulutasin selle asja valmistamisele näiteks, nädal aega. Või ma raiskasin selle asja valmistamiseks 7 päeva ehk nädal aega. See tähendab, raiskasin, sellest ei tulnud mitte midagi välja. Teine asi on kulutasin. Kui inimene on õppinud eesti keelt, semiootikat ja kulturoloogiat, ta võiks nende 2 eestikeelse sõna vahel siiski vahet teha, aga ei tea. See toob meelde ka Anu Realo hiljaaegu Eesti Rooma klubis. Rääkis taas kliimamuutustest, ta on tegelikult psühholoog, võib-olla et väga hea seal juures. Aga mis puutub siia kliimamuutuse ei tea. Ja lõppude lõpuks, kui Anu Realole öeldi, et kuulge, et teie väited või need, mida te siin räägite, need seisukohad on täiesti erinevad. Tõepoolest ja tunnustatud asjatundja Anto Raukase seisukohtadest, siis ütles ta rahulikult, et teaduses võib olla igal ühel oma arvamus. Võt ükskõik kus, aga teaduses ei saa olla inimestel igal ühel oma arvamust. Kui me igal ühel on oma arvamus, siis on, aga mina arvan, et 2 + 2 on 17,5 ja mind ei tohi selle arvamuse eest kuidagimoodi represseerida, kas hindega 2 või jätta järgmisse klassi üle viimata, sellepärast, et igal ühel on õigus oma arvamusele. Siis ei ole üldse mõtet koolis käia, lastagi igaüks arvab, mida tahab, mingisuguseid õigeid ja valesid seisukohtasid ei ole olemas, kõik on lubatud, igal ühel võib olla oma arvamus. Mina arvasin, et ma võin täiesti vabalt selle naabri maha nottida, sellepärast, et ta on niisugune, seda kõike minu silmade läbi ja seda kõike minu kaebuse läbi. Ja see, et teie arvate, et ta on väga tubli inimene, ei tähenda minu jaoks mitte midagi. Igal ühel kohtut võib kinni panna, raha pole vaja enam, nagu siin semiootik ütles, raisata ja ongi elu kui lill. Muuseas, 21. novembril oli juubel Tõnu Tenderil. Ta sai 60. Väga paljudele ei ütle Tõnu Tenderi nimi midagi, aga ometi ta on tuntud keeleteadlane, ta pani Peeter Palli kogumikku siin hiljaaegu kokku ja on tõepoolest keeleteadlane, aga tema viga on see, mille pärast on ta ka ilmselt võib-olla väga paljude ringkondade poolt, sealhulgas ka siis ajakirjanduse poolt, kas maha kantud või äramärkimist mitte väärivaks. Just sellepärast, et ta jõudis olla vahepeal ka natuke aega Eesti Keele Instituudi direktor ja hakkas seal eesti keele asja ajama, mis saigi talle ilmselt saatuslikuks. Praegu on õnneks, ma ei oska teda teistmoodi nimetada, ta võib olla väga tubli IT-teadlane või IT-asjamees, aga lingvist ta ei ole ja selles valdkonnas on ta tõeline avantürist, kes on Arvi Tavast, kes on Eesti Keele Instituudi direktor ja tänu temale ja temasugustel on ilmunud uus uudissõnade valik õssi, kust leiame selliseid asju, et ihukarvad tõusevad püsti, vähemalt keeletundlikul inimesel päris kindlasti, näiteks Vene kaart. Mida tähendab Vene kaart? Vene kaart tähendab nagu mängukaart, emaand või Vene kaart või siis on mingi maakaart, kus on Venemaa ära märgitud või on veel mingisugused kaardid. Ei, nüüd mingisugustest poliitilistest päevasündmustest ja päeva agendadest lähtuvalt on see hoopiski mingisuguse uue tähenduse omandanud. Vene kaart, see tähendab Vene küsimus või mis kuskile lauale asetatakse, tegelikult lauale ei asetata mitte midagi. See on taas mingisugune ametnike kõnepruuk ja muide, see ei ole ametnike keel. Eesti keeles on olemas erinevad stiilid. Stiil on selle küsimus. Stiil, see on kas kantseliit, kas see on, mõni räägib poeetiliselt rohkem, kasutab kauneid kõnekujundeid ja kõike selliseid. Ja nüüd me olemegi sellises olukorras. Tõnu Tender, kes teab, kes on näiteks Tõnu Tender? Kes teab, kes oli Peeter Päll? Eesti keelemeeste vaieldamatu üks suur kuju. Ei tea ja ei huvitagi, sest meil on Kristiina Kallased ja
meil on paljad porgandid ja okkalised peedid või ma ei tea, kas niisugused on olemas. Ja kõige tähtsam on see, et kas see okkaline peedike on täna hommikul kempsus käinud, kas ta on juba oma toodangu jõudnud kuskile Facebooki või X-i või kuskile, tont teab, mingis sotsiaalvõrgustikku üles panna või mitte. Selle ümber suures osas kõik keeldabki. Ma ei tea, võib-olla see on ilus, võib-olla see on hea ja võib-olla see arendab kuidagi hingeliselt. Aga olgu pealegi. Siis selle puhul veel tühistamisega seotud tuleb meelde, me ei hakka lahkuma, vabandust. No ei saa dialoogi pidada Margus Lepaga, sellepärast üksinda esinemisel on oma vead juures ja tihtipeale ajad ise ennast naerma. Kuidas püüad olla ülipüüdlik ja mõningad sõnad lihtsalt kuidagi välja ei taha tulla. Olgu pealegi, tuleme korraks Rein Veidemanni juures ja teises võtmes tagasi. Vägisi jääb mulje, talle pannakse süüks ühte ja teist ja kolmandat. Selles mõttes oli läinud laupäeva keskpäevatund väga sümpaatne, kus saatejuht tõi välja selle, et Veidemann rõhutas, et isana ja vanaisana ei saa ma seda õigeks pidada, et kui sellisel päeval, isade päeval, sellised ja sellised seltskonnad rahva ette tuuakse neid otse kui propageerides. Olgu pealegi, olgu sellega, kuidas on. Ja siis hakkas pihta. Tundub vähemalt niimoodi, et Rein Veidemanni ei karistatud mitte selle eest, mida ta välja ütles või missugune oli tema seisukoht. Sest uus Ringhäälingu nõukogu esimees Sulev Valner, kes muide ise ka enda poolt hääletas, enda määramise poolt, ütles, et talle anti aega ju enda parandamiseks. Tundub, et Veidemann võisteti hukka selle eest, et ta lihtsalt ei paindunud, jäi enda juurde kindlaks ja ei allunud, ei läinud kaasa sellega, mida talt oodati ja jäi endale kindlaks isana ja vanaisana. Kui tahate, siis ka kodanikuna jäi kindlaks siin valitsenud traditsioonidele ja paljule muulegi veel. Ja see ilmselt saigi talle saatuslikuks. Kusjuures üks nendest tema mahahääletajatest tuleb mul väga hästi meelde, ütles mulle ühele heale sõbrale, tolle ajal ka ajakirjanikule, oi, aasta oli 1989. Oi, nüüd piiks, ma ei taha seda nime öelda. Mõtle ka sina kommunistliku parteisse astumise peale, sest ilma kommunistliku parteita meil tulevikku ei ole. Mu sõber vaatas teda pealaest jalatallani ja saatis ta sõna otseses mõttes sinna, kuhu päike ei paista. Too küsija tol ajal oli muide ka partei, kommunistliku partei algorganisatsiooni sekretär. Muide ka praegune Ringhääling, vabandust, Rahvusringhäälingu nõukogu nüüd esimees ei pidanud kunagi pressinõukogu esimehena paljuks otseselt valetada, tegemist oli minu endaga muide, aga tasu tuli ka kohe töökoht Siseministeeriumis. Muide Rahvusringhäälingust praegu ka mingisuguses saates saatejuhid, kes väitsid, et tunnevad uut Ringhäälingu nõukogu esimest väga hästi, ütlesid, aga võib-olla tal lihtsalt oli praegu niivõrd raske materiaalne olukord, et see palk, mis selle uue töökohaga kaasneb, lihtsalt kompenseerib selle kõik, et muidu võib-olla ta ei oleks seda teinud, aga raske majanduslik olukord selle tingis. Seda räägiti Rahvusringhäälingus. Ma antud juhul seda tsiteerisin, juhtusin ise kuulma. Selle kohta meie ei ütle mitte midagi, aga nii ta juhtus olema. Nii, ja siis intervjuu veel korra Valneri juurde tagasi tulles ERR, ma räägin praegu pealkirjadest ja mitte isikutest. ERR-i uus juht Sulev Valner ütleb niimoodi, Veidemann peaks tänama jutumärkides praeguse olukorra eest Varro Vooglaidu. Mis see Varro Vooglaid siia puutub? Varro Vooglaid jättis hääletamata, läks minema.
ei pidanud endale väärikaks selles massikakluses või tapmises sisuliselt osalemist ei pidanud väärikaks ja läks minema. Mis mõttes peaks nüüd Varro Vooglaid selles süüdi olema? Ei tea, aga see annab muidugi kõneleja loogikast üht-teist küll teada meile. Nii, Rahvusringhäälingust kuidagi olen kuulnud eelmisel nädalavahetusel sellest üsna palju ja Märt Treierile tahaksin küll väga suured tänusõnad öelda. See oli läinud reedel vist hommiku saadet tehas. Oli tal intervjuu Eesti Vabariigi Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Anneli Akkermanniga. Ja sealt tuli ikkagi midagi taolist ja kadestamisväärne oli Märt Treieri hästi peen iroonia ja see võime, millega ta ennast vaos hoidis, vaatamata sellele, et neid vastuseid, need vastused ei oleks võimaldanud rahulikuks jäämist paljude teiste puhul. Aga hea kasvatusega Treier targa inimesena suutis seda suurepäraselt ja jäi oma iroonilise joone juurde lõpuni välja. Milles küsimus oli? Automaksus. Ja siis seletas Anneli Akkermann, tuletame meelde, kui 90-ndatel kõik hakkasid panka tegema, ei olnud Anneli Akkermann mitte erand. Pärnu Kommertspanga kliendid jäid kõik pika ninaga, see tähendab sõna otseses mõttes rahast ilma. Ja nendel ei ole Anneli Akkermann koos ja kompanii hakanud kuidagi moodi asju hüvitama, ei ole ka kunagi meelde tuletanud, et selline asi kunagi juhtus, aga olgu pealegi. Ja siis Anneli Akkermann rääkis niimoodi, et kuulge, no ka praegu seisab ju autosid tee äärtes üsna palju. Ja kui neid autosid on vähem, siis on ka autosid, mis seisavad tee ääres oluliselt vähem. Ja liiklusohutus ju sellega paraneb. Ja ta jõudis sinnamaani oma heietustega välja, kus Märt Treier ütles talle, et aga suured uued autod, elektriautod igasugused, neid ju ka ostetakse, nende ostmine, uute ostmine on ju igati nagu soodustatud. Selle peale teatas Anneli Akkermann, jah, aga elektriautod sõidavad ju ainult taastuvenergiaga, siin toodetud päikese ja tuuleenergiaga. Võt, see on midagi, see tuletas mulle jällegi meelde selle Kristiine keskust, kus on suur silt. Meie elevaatorid sõidavad ainult taastuvenergiaga. See tähendab, et majja tulevad sisse erinevad juhtmed, osa, mis tulevad otse tuulikutest ja päikesepatareidest ja teised, mis tulevad siis näiteks üle lahe ulatuvast või läbi lahe ulatuvast kaablikesest või kaablist. Sellist juttu on võimalik rääkida inimesel, kes ei ole kunagi käinud füüsikatunnis või on seal käinud ja ei ole parasjagu lihtsalt olnud aega tähele panna, millest räägitakse või millest jutt on. Ammugi veel, et teeks näiteks Oomi seaduse endale selgeks või siis Nuia seaduse, N-võrdu puukorda ei. Aga olgu pealegi, et tähelepanu väärne. Lugu on lihtsalt selles, puht psühholoogiliselt on asi arusaadav. Kujutame ette, et sa oledki mingisuguses positsioonis, näiteks antud juhul siis Akkermanni asemel, ja sa saad aru küll, et mindud ühe või teise asjaga on rappa, võib-olla isegi lõplikult rappa. Aga tunnistada seda ju ei saa, sellepärast et sa ise oled selle kokku keeranud ja selle tunnistamisega peaksid sa tunnistama seda, et sa oled ise selle jama, kokku keeranud või sa oled selle jama kokku keeramises olnud ise osaline. Nüüd edaspidises tegevuses sa pead kogu aeg tõestama, et see kõik, mis on tehtud, on õige, see kõik on õigesti tehtud ja need inimesed
on samuti õiged, kes on loomulikult kõike teinud õigesti. See vastuolu üha suureneb ja suureneb ja suureneb. Kogu sinu järgnev tegevus on kantud sellest, et sa pead kõigile tõestama kogu aeg seda, et sa oled teinud kõike õigesti. Sealt kastist enam välja ronida tihtipeale ei õnnestugi. Need müürid kasvavad üha kõrgemaks, sealt välja ronimine muutub üha raskemaks ja lõppude lõpuks sa hakkad iseennast veenma selles, et kõik ongi õigesti tehtud. Kõik teised, kes sellest aru ei saa ja sulle midagi ette heidavad, on rumalad, pahatahtlikud, õelad, opositsionäärid, no võib kaasajal, miks mitte ka putinistid või Kremli narratiivide korrutajad. Palun väga, ja et olge lahked. See on uskumatu, aga psühholoogiliselt on see seletatav ja selgitatav täpselt samamoodi. Aga olgu, siin muide, kui mainisime Eesti Rooma klubi, kes seal on üks äärmiselt tark tohter, doktor Mardna, kes on kogu aeg rõhutanud seda, et number 1, mis peaks olema jutuks nii Riigikogus, valitsuses ja ka ühiskondlikult, igasugused muud protsessid peaksid olema allutatud vaid ühele, kõigepealt ühele, mitte vaid ühele, vaid kõigepealt ühele ja see on meie rahva iive. See on meil praegu 1,17, millest ei jätku rahva taastootmiseks. Saksamaal on sama lugu näiteks, aga Saksamaal on Araabia taustaga inimeste sündimuskordaja üle 4. See toodab nad taas ja jääb ülegi veel, mitmel pool mujal ka. Kui see protsess niimoodi jätkub, siis peaks olema ilmselge see, et meil ei ole mõtet neid pikki plaane üldse siin teha. Selles mõttes, et rahvas vahetatakse vaikselt välja. See rahvas, kes on siin 20 või 40 aasta pärast, ei ole see, kes me oleme siin täna 20 või 40 aastat varem. See käib terve Euroopa kohta. Neid pikaajalisi Euroopa kõikvõimalikke lepinguid ja kõikvõimalikke määrusi ei ole võimalik ka praegu enam tõsiselt võtta, sellepärast, et need, kellele need mõjusad on või kellele nad mõjuma peaksid, on juba teistsugused inimesed, teise kultuuri taustaga, teistsuguses kontekstis. Vaadake kas või Inglismaad. Ma mäletan, et 89. aastal vist mul oli suuri raskusi Nõukogude Liidust välja saamisega, aga BBC tegi ametliku päringu, et miks ei lasta ja siis lõpuks tass tegi. Ja mul oli hea sõber, kolleeg tol ajal Inglise BBC oli siis teistsugune, kui ta praegu on. BBC diplomaatiline vanemkorrespondent või diplomaatia valdkonna vanemkorrespondent, ehk siis nagu peakorrespondent Brian Hanrahan, täna kadunuke, ütles, et kui sa kujutad ette siin veel, et näed Londonis kaarikuid ja kõva kübaraga härrasmehi, kepikesega ja heade ülikondadega ja saterkuues isegi ja prouad liiguvad ringi uhketes kleitides ja vähe liialdatud küll, siis sind tabab pettumus. See ei ole enam ammu nii ja tõepoolest oligi niimoodi, et London oli suhteliselt värviline ja see pilt, mis täna avaneb, on teistsugune. Linnapead on kuskilt mujalt. Poliitikud on suhteliselt kuskilt mujalt, mingid teise taustaga. Omavalitsused juba igasugused teistsugused. Ja seda soodustatakse, ega tundub nii, et see Inglismaa, kus see RP, Received Pronunciation, selline korralik inglise keel, kus seda kuulda võib, neid on umbes 0,8% tänase päeva seisuga, need, kes räägivad puhast inglise keelt. Seda tuleb arvestada ka muide meiesugustel siin, kes
kuulavad meie poliitikute räägitavat inglise keelt kuskil mujal. No üsna piinlik seis, sellepärast et see nüüd, jah, sõnad on inglise keeled, tehti peale isegi foneetika koha pealt, noh, muidugi annab norida, aga noh, seda võib, sellest võib aru saada. Aga konstruktsioonid on ikka meeletud. Noh, olgu selle, kuidas on. Muide, Sotsiaalkindlustusametist nüüd paar sõna iibe koha pealt, muide, kui sellest juba juttu tuli, siis ma loen nüüd ette. Selline kiri oli. Sotsiaalkindlustusametis nimetusega pensionitark on olemas ja seal on keegi Kätlin Muru ja tema on kõigepealt mures iibe probleemidega, milles soovitab pensionisammastesse teha isikutel ise sissemakseid, tuues Rahandusministeeriumis töötavate kolleegide rahatarkade ametnike käitumisest näiteid, milles nad ise oma pensionisambasse teevad vabatahtlikult sissemakseid. Kuidas on nüüd iibega seotud see rahatarkade programm või sissemaksed pensionisambasse või kõik see? Kuidas need asjad omavahel seotud on? Tähendab, ma olen iibe pärast mures ja sellepärast tooge aga raha rohkem siia pensionisambasse. Iibe probleemidega on mure ja selle lahendus on siis sambasse vabatahtlike sissemaksete tegemine. Me soovime siin Rahandusministeeriumi rahatarkadele loomulikult jõudu, aga teatame ühtlasi, et nende seoste tekitamine iibega on küll nüüd väga niisugune voluntaristlik või täiesti suvaline. Iris Pettei ütleb meile. Paljudel riikidel ei ole tahet ja soovi naisi vägivalla eest kaitsta. Kuulge, kui meil on 20 sugu, mis naiste kaitsmisest räägite? Või siis, kui siis milliste? Kas need, kes on päris naised või need, kes peavad ennast naiseks või kes on hakanud naiseks või kes tahavad naisteks saada või kuidas? Ja nüüd edasi. Istanbuli konventsioon aitab tahtepuudusega võidelda. Istanbuli konventsioon on dokument. Ja millega see aitab? Tähendab, kui keegi aitab millegiga võidelda, siis on see lihtsalt inimesed mingisugune dokument. Ei aita mitte millegiga, ei võidelda, millegi eest seista ega mitte midagi. Muide tuletame siin meelde, et Eesti näiteks on ühinenud sellise dokumendiga, milleks on põlisrahvaste õiguste konventsioon. Ja see on ÜRO dokument, ametlik dokument, millele ka Eesti Vabariik on alla kirjutanud. Muide, sotsiaalhartaga millegipärast Eesti ühineda siiamaani ei soovi, allkirja anda ei taha sellest võrdsusest kuulda ega nähagi. Peaasi on, et tooge oma raha vabatahtlikult pensionifondi. Nii ütleb meile, tuletame meelde, Kätlin Muru. Nii, mida ütleb meile põlisrahvaste kaitsekonventsioon? See tähendab seda, et põlisrahvastel on õigus säilitada oma põline eluviis, see tähendab kalastada, küttida, see tähendab toitumist, see tähendab igasuguseid harjumusi, abielluda ja surra ja elada ja nii edasi ja nii edasi. Nendel on põliselupaigad, mida ei tohi niisama puutuda. Muide, siin selle koha pealt näiteks võiks eeskujuks tuua kas või meie põhjanaabrid soomlased ja sealsed saamid. Saamid on selle saavutanud ja katsugu keegi Helsingist mingisugune ametipulk, mingi europulk tulla sinna saamidele rääkima, et kuidas te nüüd edaspidi peate olema, mõtlema või tegutsema. Või kuidas te praegu antud juhul peaksite õigemini tegema või kuidas on õigel saamil käituda. Ei tule kõne allagi. Saamid on selle kätte saanud ja ka meie selle alusel peaksime olema siis täiesti legitiimselt ajama puskarit ja püüdma kala seal, kus tahad ja mismoodi tahad. Ma kujutan ette, et loomulikult ei käi sinna mingisuguse meremiiniga ahvena püük kuskil järvekeses või võistlusega inimene seda ei teegi. Aga põhimõtteliselt põlised eluviisid peaksid olema tagatud. Ei taha keegi sellest ei kuulda ega näha. Muide küsisin ühe juristi käest kunagi, kõrgelt hinnatud juristi käest, et kuidas siin nüüd käituda? Ja ta avaldas küll arvamust.
see ei ole mingisugune tegevusjuhis, ega siin ei kutsu kedagi üles niimoodi käituma, aga ta ütles, et nii võikski käituda. Ja kui keegi ütleb, et nii ei tohi, siis ütleb, aga on olemas põlisrahvaste õiguste konventsioon ja mina käitun selle järgi. ÜRO-s heaks kiidetud ja kui keegi ütleb, et ma ei ole põlisrahvas, siis katsuge seda mulle selgeks teha või katsuge kuidagi moodi tõestada, et ma siin omal maal põlisrahvas ei ole. Selline võimalus, aga veel kord, me ei kutsu siin üles kedagi nii, naaga ja kolmat moodi käituma, iga üks teeb nii nagu heaks arvab, käib kas selg küürus või sirge, avaldab arvamust või ei avalda, või käib rusikas taskus või võtab selle hoopiski välja. Nii. Ja räägime edasi. Istanbuli konventsioon on test. See testib riigi küpsust, empaatiat ja tegelikku soovi kaitsta oma kodanikke. Need, kes selle testil läbi kukuvad, ei vee alt mitte Brüsselit või Strasburgi, vaid oma enda emasid, tütreid ja õdesid. Sellest ei saa nüüd üldse aru. Need, kes ei kaitse oma kodanikke, tähendab kaitsevõimet ei ole või kõik on segamini nagu Kõrt-Pärtli särk, aga tegemist on Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhatajaga. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut teadupärast see on Sorose leiutis ja Sorose ideed on meil ju teada. Muide, haridusest veel nii palju, et eelmisel nädalal, tähendab nüüd juba üle-eelmisel vist siis, jah, otsustas minister minna Austraaliasse ja Uus-Meremaale oma valitsusdelegatsiooni koosseisus, et hakata seal mingisugused kas propagandat läbi viima, kuidas on õige või võtta sealt midagi üle ja hakata siin juurutama. Mingisugust eesmärki, mingisugust mõtet sellistel käikudel ei ole, aga tundub, et raha, mida kogu aeg väidetakse, et ei ole, on küll. Ja siis sinna käis ka muide juurde ka Aaro Toomela, kes on vahet pidamata teinud aga muudki uusi ja uusi õppekavade kontseptsioone, sellest õppekavade alane täiustamine meil läbi ei ole saanud, 30 aastat see töö on käinud, mingisuguse versiooniga tuldi välja ka, aga see sai rahvusvaheliselt väga negatiivse, see ei ole tagasiside, aga hinnangu, väga negatiivse hinnangu, see tehti maatasa, sellepärast nad ei ole mõtet, kui ei ole proffe kuskilt võtta õppekava alal. Ma tean näiteks ühte, kes on Urve Läänemets, aga keda millegipärast nende otsustusprotsesside või selle õppekavade loomise protsessi juurde lähedale ei lasta. Ja kui lastakse, siis ainult sellisel viisil, et helistatakse, öeldakse, kuule, kuidas see käib, kuule, kuidas, et sa tead. No ja nii käibki. Oma pea paraku ei võimalda midagi ette võtta. Ja nii see õppekavade asi käibki. Ma juba oleme siin korduvalt ka rääkinud sellest, et õppesisu on ju ammu koolidest välja võetud. Ja kuna õppesisu enam ei ole, näiteks õppesisu, mida ma siin silmas pean, matemaatikas, näiteks, et esimeses klassis on 2+2, teises klassis 2 korda 2 ja kolmandas klassis on 2+2 korda 2. Muide küsi praegu kellegi käest, et kui palju on 2+2 korda 2. Ja millegi pärast ütlen, et väga paljud ütlevad, et 8. Tegelikult on 6, kõigepealt korrutame, siis alles liidame, lahutame. Aga nii see käib. Ja teine asi, mis on ülioluline, kui meil on sisu määratletud, siis saab hakata rääkima ka meetoditest, kuidas see sisu, õppesisu õpilastele võrdlemisi kättesaadavaks, lihtsaks, arusaadavaks teha nii, et see ka meelde jääb, et see loogilist mõtlemist arendab, et see kuidagi moodi seoseid tekitab, et see sünteesi ja analüüsi võimele kaasa aitab. Ega see matemaatika iseenesest võib-olla ei olegi nii tähtis, kuivõrd see just see seoste loomine. Öeldakse, et mul ei lähe seda arvutust kunagi ju elus vaja ja mis ruutjuurt te mulle ikka pähe ajate ja mis nii ja mis naa ja
ja mis kolmandat moodi, mis see koosinus ja siinus ja ega need võib-olla iseenesest ei olegi nii tähtsad, aga just see mõtlemisvõime areng ja mõtlemine kui niisugune, see on selle objektiks, aga olgu. Räägime, võtame edasi. Muidu kusjuures arutelusid nende õppesisude ja õppekavade ümber, neid korraldatakse ju ala lõpmata kõikvõimalikel tasanditel ja kui palju. Ja kui need on kuskil jälle lõppenud, siis neid iseloomustatakse pärast osavõtjate poolt. Oi, aga puhvet oli päris hea ja kui sõidetakse kuskile mujale, hotell polnud väga vigagi, kuule, nägin seda ja seda polnud enam tükk aega näinud. Oota, aga mis siis otsustati, mis sai, no missugused nüüd need järgmised sammud peaksid olema? Ei, no nüüd tuleb ikka edasi arutada ja nüüd tuleb ikka edasi astuda ja arendada ja niipea kui keegi räägib millegi arendamisest, siis peaksid jällegi juuksed, nii palju kui neid peas on, püsti tõusma. Juba sellepärast, et arendada ei ole midagi võimalik. Areng kui selline on isereguleeruva süsteemi kvantitatiivsete muutuste jada kvaliteedi muutuste suunas, ehk siis see toimub. Kui need vähenevad, siis on tegemist taandarenguga ja nii lihtne see ongi. Kui näiteks te ei saa last arendada, mida te saate teha? Te saate lapse arenguks luua maksimaalselt soodsad tingimused. Kasvatamisega on sama. Te ju ei kasvata peeti. Te panete selle peedi seemne, sealt tuleb mingi varrekene, idukene, siis kastate, annate talle valgust ja väetist ja siis tuleb mingisugune sitikas, hambad laiali, tahab teda ära süüa, tõstate selle sitiku kõrvale või panete talle mingit mürki peale või siis tuleb mingisugune kabakas, kes tahab teie peedi ära varastada, siis ajate selle põllu pealt minema või akna tagant või ükskõik kus koha pealt teie peediseemneke juhtub olema. Te loote sellele peedile arenguks ja kasvuks maksimaalselt head tingimused. Täpselt samamoodi on inimestega. Te ei arenda mitte midagi. Areng toimub, kui te loote selleks piisavalt head tingimused. Kui ei loo, siis mingisugust arengut eeldada ka ei saa. Nii lihtne see ongi. Muide, ministeerium, see tähendab, meil on ju majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Ja pealkiri. Asus tuumajaama planeerimiseks konsultanti otsima. Nüüd tuletame meelde, Eesti Vabariigis ei ole siiamaani mitte ühtegi rõhutan tuumaspetsialisti. Meil ei ole ühtegi tuumaenergeetika spetsialisti, ei ole ühtegi inimest, kes teab täpselt, mitte üldjoontes füüsikakursuse tasemel, aga täpselt, kuidas tuumajaam toimib, mis sealt käib, kuidas on protsessid, kuidas on tagatud ohutus, millised on need süsteemid. Kusjuures vähe sellest, meil ei ole isegi seadusandlust veel selle koha pealt, mis neid tuumaasju hakkas kuidagimoodi reguleerima või mille alusel hakkaksid ametnikud reguleerima seda tuumamajanduses toimuvat. Tuletame meelde, maailmas on need asjad väga täpselt reguleeritud, väga rangelt reguleeritud ja seda mitte kogemata, vaid neid õnnetusi, mis võivad kaasneda nende asjadega hooletult ümberkäimisel või kui asjaga hakkavad tegelema mingisugused šarlatanid, profaanid või diletandid, no seda ei tahaks küll mitte kedagi. Aga vaatamata sellele juba planeeritakse, juba on mingisugused inimesed, aga tundub vähemalt, meile tundub, et me ei väida siin mitte midagi, meile tundub, et tähtis on see 70 miljonit riigilt jälle selleks tegevuse alustamiseks kätte saada ja pärast, mis sellest välja tuleb, see polegi nii tähtis. See sama seltskond, Fermi Energia, seal on ju, pole vaja kaugelt otsida, need samad isikud, kes juta kõrbesse, seal päris kõrb ei ole tegelikult. Aga sinna juta lagendikele on maha matnud 100 miljoneid. Mitte midagi sealt ei tulnud. Koha peal käinuna võin kinnitada, et isegi mingit kaevandust ei olnud.
oli mäe sisse nagu närinud, nagu oleks hiir leiva sisse närinud väikse niisuguse käigu. Ja siis oli seal silt, et Enefit Estonia eravaldus ja kõrval oli veel mingisuguse kabjalise poolt maha jäetud hunnik ja kõik. Kontor oli ka, see oli Vernali linnas, seal ei olnud mitte kedagi, maeti maha sadu miljoneid, ei mitte midagi. Sama seltskond on miljonite jahil täpselt samamoodi. Ja tundub, et keegi saab sellest mingisugust meelehead ka, sellepärast, et mitte keegi ei küsi. Kuulge, et kas teil seadusandlus on? Kas teil mingi tehnoloogia on? Kas teil on inimesed, kes seda asja jagavad? See pole üldse tähtis, aga olgu. Ja veel üks samal teemal muide, loen jälle ette. Riik hakkas miljoni hankega tuumajaama asukohta otsima. Sõelal on hulk Virumaa valdu. Seesama, miljoni hange, jälle kuskil on miljoni hange, kes, kus, mismoodi. Võtame juhtkiri. Tempot on vaja. Ukraina sõja ajal pole Eestil lõputult aega kaitsemiljardite liigutaja valimisega viivitada. See tähendab seda, et meil ei ole riigi kaitseinvesteeringute keskuse juhatajad siiamaani. Ja küsimus ei ole selles, et meil on vaja tarka, mõistlikku ja arusaadavat poliitikat riigi hangetega, mis on seotud riigi kaitsega, vaid tempot on vaja. No see toob selle vana anekdoodi meelde, mida siin mõelda. Hüpata on vaja, tempot. Küll me pärast jagame, kes, kus, kuhu ja kuhu saanud on. Ja nüüd üks asi oli, ja küll jätame need kaitsespetsialistidele. Tundub, et need kaitsespetsialistid enne ei toonud mitte midagi. Niipea kui poliitikasse läks, hakkas kaitsestrateegiatest, taktikatest, kaitsevahenditest, igasugustest relvadest ja kõikidest kohe kõike jagama. Aga noh, võib-olla on meil sellised multitalendid olemas. Mine tea. Mis asja, ta on ju Eestist. Sotsiaalmeedia kihab Tommy Cashi vene keele oskuse pärast. Eesti tänavune eurolaulik Tommy Cash andis hiljuti Kasahstanis kontserdi, kõneldes laval olles külalistega vene keeles. Sellest levib sotsiaalmeedias ka video. Nii mõnegi jaoks oli üllatus suur, kui saadi teada, et Cash oskab vene keelt. Cash oskab vene keelt, Cashi taust ongi ju vene keelne. Mis siin imelik on? Kasahstanis lava kõrval vene keeles kõneles. No, see tundub, et siin on kuidagi konnotatsioon on väga negatiivne. Ehk siis tähendusväli on negatiivne. Ta oleks pidanud rääkima, mis keeles ta oleks pidanud rääkima? Räägitakse tavaliselt selles keeles, milles mõlemad osapooled, nii rääkija kui ka siis tema, see kellega räägitakse ja vastupidi, saavad ühiselt sellest keelest aru. Olgu siis see näiteks Indias või kuskil mujal. Võtame mingi keele, mida me mõlemad oskame. Mis sellest siis halba on? Täiesti arusaamatul kombel. Aga mingisugune kohutav kisa on lahti läinud, aga see näitab seda taset, milles see või mis fluidumis see sotsiaalmeedia tegelikult ujub. Ja missugune see tase on? Kasahstaniga seotult. Läheme kohe sujuvalt üle ja jälle loeme ette. Alar Karis võttis Kasahstanis peetud kõnest välja vene kriitilised lõigud. Talle nõu andnud suursaadik vallandati. Nüüd paneme tähele, et vallandati. Rahvusringhäälingust saame lugeda, Eesti suursaadik Kasahstanist ja Pora astus ametist tagasi pärast president Alar Karise visiiti. Ühel puhul vallandati, teisel puhul astus tagasi. Kallid sõbrad, tehke kindlaks, astus tagasi või vallandati. Need on kaks päris erinevat asja. Tsahkna teatab Kasahstanist skandaalist. Meil pole luksust lubada kellelgi improviseerida või hakata esitama teise riigi seisukohti. Missuguse riigi seisukohti esitas Alar Karis Kasahstanis? Ei ole kuskilt kuulda olnud, et ta oleks esitanud kas Omaani, Sudaani, Vene, Hiina
või kellegi teisi seisukohti peale Eesti omade. Aga no Tsahkna väljaütlemised, need on muidugi olnud selline pärlite rida omaette, aga nüüd muidugi võib-olla on siin mängus ka selline klassiviha, sellepärast et Tsahkna, keskkooli vaevalt lõpetanud, viskab, näed, ma olen välisminister ja mida ma saan teha, viskan presidendile ette, sest president on ju tegelikult teaduse mees, ta on olnud ülikooli rektor ja nii edasi, nii edasi. Ega Karis omalt poolt ka võlgu ei jäänud, ta ütles ka, et tal on kõrini, ma improviseerin praegu natuke siin, tal on kõrini kummardamast nende eest, kes seda tegelikult ei vääri ja naeratamast neile, kellele naeratada tegelikult ei tahaks. Kes on tast, sisuliselt, kes on tast rumalamad ja Tsahkna vaieldamatult on. Siin, see on objektiivne fakt, siin ei ole mitte midagi teha. Aga on. Ja siis tuleb välja ka Vseviov, millegi pärast. President Kariste alistumine, juhtkiri, alistumine Kasahstani survele oli Eestile ja Ukrainale kahjulik. Kas riigi visiit tähendab seda, et sa oled veel kellegi mingisuguse riigi asju ajama või ajad siiski Eesti asju? Alar Karis on, tuletame meelde, Eesti Vabariigi president. Ja kui ei olnud tal mingisugust Ukrainaga mingisugust lepingut, et ta läheb ka mingit Ukraina asja ajama, siis on loogiline oletada, me praegu oletame, et ta läks sinna siiski Eesti asja ajama. Ja Jaak Jõerüüt, endise suursaadiku, mitmel pool on ta suursaadik olnud, ütleb niimoodi, suursaadiku peaülesanne on koguda infot. Jaak Jõerüüt vähemalt tunnistas, et ta kõike ei tea ja kõigega kursis ei ole. Saatejuhil oli muidugi kõik selge ja siin ei olnud üldse mingisugust küsimust. Ja võt siin ongi professionaalsus, see ei kompenseeri matslust. Ja kui on ikkagi selline, lastetuba ja taktitunne on puudu, siis ei ole mitte midagi teha. Ja Tsahkna sellega meil paraku hiilgab ja hakkab presidendile üht-teist ette heitma. Ja Postimees muide tuleb müts maha võtta, midagi ei ole öelda, ütleb niimoodi. Tõsi, poleemika siiski oli. Eesti Ekspressi kaudu sai avalikus seada, et välisministeeriumi kantslerile ei meeldinud presidendi eufemismid Venemaa veretöökohta Ukrainas. Kantslerile ei meeldinud, tähendab, juba on niimoodi, et mitte välisministrile, vaid kantslerile. Tuletame meelde, kes on ministeeriumi kantsler. Kantsler on see ametnik, kes komplekteerib seal, kes on personalipoliitika eest seisev, vastutav ei ole, sellepärast et vastutus puudub, ta ei vastuta tegelikult millegi eest. Kes komplekteerib meeskonna erinevates ministeeriumites, vaatavate osakondade koostöö klapiks ja selline. Ta on sisuliselt apoliitiline element. Aga nüüd võtab sõna, see tähendab, et talle on tulnud järsku võimutäius. Vot mulle ei meeldi, kuidas üks või teine seal keegi midagi ütleb, kuidas seal president käitub ja kuidas suursaadik käitub ja millegi pärast. Ja Vseviov on omandanud mõju ja võimsuse, tundub vähemalt selline, kus ta võib kõikidele midagi ette heita. Vseviov on tore nimi. Üks on sotsiaalministeeriumi asekantsler, Vseviov õde, ma mõtlen. Joonatan ise on välisministeeriumi kantsler. Isa oli partorg komparteis, vanaisa oli hävituspataljoni võitleja. Huvitav perekond, aga kindlasti on tublid inimesed. Jah, veel kord, kui lapsetuba puudu, siis pole midagi teha. Eesti keele... siin on üks detail veel, mis ma välja korjasin. Eesti Keele Instituudi direktori Arvi Tavasti sõnul on hariduses korraga toimumas 2 suurt muutust.
üleminek eestikeelsele õppele, pange tähele, siin on ta öelnud õigesti, eesti keele õppele, mitte haridusele. Ja haridustehnoloogia kiire areng. Korraldati mingisugune häkaton. Häkaton, kui järele proovitud formaat innovatsiooni soodustamiseks, toob need kaks ühte ruumi kokku. Eesmärk on üheskoos genereerida tehnilisi lahendusi, mis teeksid ülemineku sujuvaks meie õpilastele ja mida saaks eduloona eksportida ka teistesse riikidesse, ütles Tavast. Nüüd läks käest ära. Mida ta tahab eksportida teistesse riikidesse? Ja nüüd ütlebki, ideede arendamise toetamiseks toimuvad häkatoni raames töötoad. Arendamise toetamiseks, me just rääkisime, arendamiseks. No ei ole võimalik midagi arendada. Töötoad on milleks? Probleemi valideerimiseks. Mis asi on see valideerimine? Probleemi valideerimine. Sa valideerid näiteks pileti, kui bussi lähed. Valideerid nii-öelda sõiduõiguse. Siin valideerid probleemi, kusjuures tähele olen pannud, probleemi määratlust ei ole ei Keeleinstituudis, ei Tavastel ega muide haridusministeeriumis laiemalt. Probleemiks peetakse endiselt mingisugust keerulist küsimust, vastikut küsimust, millele ei oska vastata, ei taha vastata, ei viitsi vastata, sellist tüütut küsimust ja nii edasi. Tuletan meelde, mis tegelikult probleem on olemasoleva ja soovitu teadvustatud vastuolu. Nii lihtne see ongi. Tehisaru abil prototüüpimise ja äriideede esitlemise teemadel. Ma olin ühel sellisel müksatonil kunagi, mille korraldas Riigikantselei ja pean tunnistama, midagi jaburamat ei ole tükil ajal ette tulnud. 100 inimest saalis, kõik räägivad, kõik õiendavad ja mingisugune, antud juhul siis Sotsiaalkindlustusameti töötajad, ma olin kogemata kombel seal ühe teise organisatsiooni poolt, samasse meeskonda arvatud, vabandust. Hakkame nüüd probleemi lahendama. Ma küsin, et vabandust, kas on keegi sõnastanud mingisuguse probleemi? Ei, hakkame muudkui lahendama, küll siis probleem ka välja tuleb. Ma küsin, aga mida te lahendama hakkate? Mind vaadati kui rahvavaenlast ja nii ongi nendes riigiametnikes või riigiametnike keskkondades ja riigiametites. Kedagi ei huvitagi, mida tehakse, miks tehakse ja mis selle tegutsemise tulemus, resultaat peaks olema. Räägitud on pikalt, konverentse on korraldatud, seminaaridel on viibitud, ööbitud on seal hotellis ja seal hotellis. Kokku on tuldud jälle ja uuesti, jälle on arendatud, kasvatatud, laiendatud, põhjendatud ei ole mitte midagi. On tehtud uusi presentatsioone ja uusi esitlusi. Ja loomulikult esitatud õigustusi, miks ei saa ja miks ei ole võimalik. Ja nii edasi, see tähendab, tegeldakse tont teab millega, raha tundub olevat on küll. Ja nüüd veel, programmi eesmärk, tuleme selle juurde kohe tagasi, on toetada eesti keelest erineva emakeelega laste, õpilaste ja täiskasvanute eesti keele õpet. Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste ja täiskasvanute eesti keele õpet, parandada eestikeelse õppe kvaliteeti ja tagada keelevaldkonna e-teenuste kättesaadavus. Programmi eesmärk. Programmil, seadusel, määrusel ja kõigel muul ei ole eesmärki. Eesmärk on kas programmi koostajatel, seaduste vastuvõtjatel, seaduse koostajatel, seaduste loojatel, projekti juhtidel ja nii edasi, nii edasi. Ehk subjektil, tuletame meelde, ega eesmärk ei ole mitte midagi muud kui otsus. Eesmärk, see kehtub, see tähendab ka aja kategooriat, see tähendab kvantiteedi ja kvaliteedi kategooriat,
see tähendab näiteks, et 1. maiks järgmisel aastal peab olema saavutatud vot see ja see ja see ja see. See on eesmärk. Eesmärk on otsus, mingisugune programm, projekt või tont teab veel, mis asi, ei otsusta mitte midagi ega oma eesmärki. Labidal ei ole eesmärki kaevata või ma ei tea, lõhkuda midagi või mis selle labidaga tehakse. Labidas on vahend ja kaevajal on eesmärk selle labidaga midagi kaevata või siis vastupidi, visata see labidas kraavi ja öelda, et ei viitsi, täna ööl ei viitsi. Noh, ja mis eesmärk seal labidal on? Ei mitte mingisugust. Ja labidas muide kaotas ka oma vahendi staatusega sel hetkel, sellepärast et vahend muutub vahendiks ainult eesmärgi suhtes. No näiteks mul on vaja kirjutada, võtan sulepea, mul on vaja arvutada, võtan arvuti muutub vahendiks alles siis, kui mul on teda vaja. Vastasel korral on see arvuti nurgas, keegi teda ei kasuta, on ta lihtsalt mingisugune kolakas. Ja kui ta on stand-by režiimis, võtab veel natukene elektrit ka. Mis siis veel? Rainer Saks ütleb meil niimoodi. Zelenski andis vastuse Trumpi rumalavõitu kommentaarile Ukraina aadressil. Väga võimalik, et andis. Aga jällegi, Trump, rumalavõitu kommentaar. Me teeme Ühendriikide valitsust ja selle riigi juhti maha, kuidas jaksame. Ja kui me nüüd arvame, et Ameerika saatkonnas näiteks ei tehta sellest mingisuguseid järeldusi, ei panda mingisuguseid nimekirju kokku või edetabeleid või tont teab veel mida, siis ilmselt eksime väga rängalt. Võt siin ongi see samane takti ja kõige muu küsimus. Teadlane ütleb, lõpetame midagi. Jah, teadlane ütleb. Eestis on praegusel kriisi ajal ebavõrdsust palju vähem kui enne Ukraina sõda. See tähendab, me peame olema Ukraina sõjale tänulikud, et ebavõrdsust on meil palju vähem. Me oleme kõik palju võrdsemad. Eesti vaesuse vähendamise eesmärk täitus vahepeal iseenesest ja seda räägib meile teadlane. No, sõnu ei ole, aga kui meil on sellised teadlased, ju meil siis on ka selline teadlus just sellisel tasemel. Ja lõpetuseks mängime me teile ühe video, aga enne ütleme teile tänud toetuste eest. Loodame, et Margus saab ikka terveks, on varsti jälle kohal. Kõikidele õnnestumisi, kõikidele ilusaid saabuvaid pühi. Noh, ja mis siit veel? Nüüd meie pühasõda loomulikult läheb edasi. Ja nüüd siis üks väike tekst teile siia mõtisklemiseks, kuulamiseks ja mille pärast. Vaadake, meil räägitakse sellest tsiviilelanikkonna kaitsest, tsiviilkaitsest väga palju. Ja räägitaksegi sellest, et tehke aga kelder ümber ja tehke aga ma ei tea veel midagi kuskil ümber ja kaevake endale mingisugune kaevik kuskile. Tuletame meelde, et igasugused ümberehitused, keldrite ümberehitused seal hulgas peavad olema tehtud rangelt projekti järgi. Projektid maksavad. Ilma selleta olete pannud toime seadusevastase teo, kui te ise midagi ümber ehitate. Ja nüüd teiseks, korrusmajadele oli kunagi ette nähtud, olid spetsiaalsed standardid. Keldrist väljapääs asus majast hoopis eemale. Sinna viis väike käik, hoovis oli selline väljumise, nagu väike keldri väljakäik või. Et sealt, kui maja kokku kukkus, siis praegustes tingimustes on 99% kindel, et see seltskond, kes seal keldris all on, sinna jääbki. Nad sealt välja ei saa, kuna maja on peal kokku kukkunud, aga need olid ette nähtud sellised käigud, maa-alused ja tuldi välja hoopis hoovi peal. Täiesti arukas. Nüüd nendest tsiviilkaitse kõikvõimalikest õppustest jälle põrisevad signaalid. 500 aastat tagasi polnud probleemi, tehti lõke suitsuga anti märku. Kõik teadsid, kõigil oli kõik teada. Helistati kellasid või seoti lihtsalt rööbas või mingi metallkolakas. Pandi kuskile väljakule rippuma, hakati seda kolistama, kõigil oli teada, et hädaoht läheneb. Või on vastupidi hädaoht otsa saanud, siis helistati
teistmoodi, siis oli suitsul teistsugune värv. Aastad tuhandeid on see toiminud, meil käib niimoodi. Nüüd, mis mulje jätab teile järgnev helilõik ja video? See toon, stiil, mismoodi te selle info vastu võtate. Selle stiil ja esitluslaad, see on, mina kuulsin seda esimest korda, ma mõtlesin, et see on kas nüüd vaimupuudega inimestele või on see lastele või kellelegi täiskasvanud inimesele, normaalsel pean silmas täiskasvanud inimesel, peaks selline esitluslaad esile kutsuma midagi teatud muige ja võib-olla isegi muutma naeruväärseks kõik inimeste heast tahtest kantud ponnistused midagi tsiviilkaitse vallas ära teha või kuidagi seda asja paremaks teha. Aga kuulake ära, arvake, mida tahate, aga hinnake just seda esitluslaadi ja kas te tunnete, et teid on kuidagi natukene alahinnatud või teie ise enda mõtlemisvõimet on kuidagi moodi alahinnatud. Kui kuuled ohusireene, kas tead, kuhu ja kui kiiresti varjuda? Päästeamet ütleb, varjumiseks on 3 minutit. Kuhu jõuad sina? Tegelik varjumiskiirus sõltub paljuski ohuteate edastamise kiirusest ja valmisolekust otsustada. Ehk teisisõnu, aeg varjumiseks sõltub ohuolukorrast. Ohu tõlgendamine ja valmisolek otsustada sõltub omakorda olukorra teadlikkusest. Olukorra teadlikkuse loomine oleneb ajast, ruumist, olustikust ja inimesest endast. Näiteks inimese vaimsel ja füüsilisel ettevalmistusel on tähtis roll varjumises. Olukorra teadlikkusel on 3 faasi. Esmalt inimene kogub infot. Teiseks, inimene püüab mõista, mis toimub. 3. faasis inimene ennustab, mis hakkab juhtuma. Alles seejärel teeb ta otsuse, kuhu ja kui kiiresti varjuda. Tal on tekkinud varjumisteadlikkus. Oma järeldoktori õpingute raames Akteri ülikoolis Norras arendame koostöös Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Ülikooliga välja varjumiskoolituse raamistiku. Meie eesmärk on aidata elanikkonnal leida sobilik varjumiskoht õhurünnakute ajal. Varjumiskoolituse raamistikul saab olema tehnoloogiline tugi. Just virtuaalsimulatsioonide abil saame turvaliselt matkida, kuidas käituda õhurünnakute ajal. Nii õpime ohtu hindama enne, kui päris oht on käes. Uurimustöö keskne küsimus on, kuidas saab tehnoloogia abil õpetada inimesi varjuma õhurünnakute ajal? Selleks analüüsime teaduskirjandust varjumisest ja tehnoloogiaga rikastatud mudeleid. Teeme intervjuusid Põhjamaades ja Eestis ning testime Norra ja Eesti elanikega virtuaalsimulatsioone, mis õpetavad õhurünnaku korral käituma. Me kõik soovime vältida õhurünnaku olukorda. Aga varjumiskoolituse raamistik aitab meil teha teadlikke otsuseid. See aitab koolitada otsustajaid, päästetöötajaid, vabatahtlikke ja elanikkonda. Me aitame luua varjumisteadlikku ühiskonda. Valmisolek päästab elusid. No ja kui tuleb piuks, siis kuhu lähed? Õige, pööra oma pea sinna poole. Meie pühasõna läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.